17. märtsi öine unenägu. Teema järgmine. Taustsüsteem, kus kohas unenägu toimub, asub Tallinnas Endla tänaval omaaegne haigla, kus oli mul kunstniku ateljee alates 99. aasta kevadest kuni 2003. aastani, kus oli teema selline, et see oli endine haigla, mis koliti tühjaks, aga mis mingitel asjaoludel, nagu ikka riigi pindadega aset leiab, jäi tühjaks, jäi keskkütte peale, haigla oli tühjaks kolitud ja 4-kordne maja Endla 12 Tallinna praktiliselt siis kesklinnas. Ja mul on seal ateljee pind, aga kuna see maja oli absoluutselt tühi, siis selle 3,5 aasta jooksul, mida ma sain seda kasutada, tekkis niisugune illusioon, et ma tegelikult sain nagu tervet seda 4-korruselist suurt kompaktset maja täiel määral kasutada ja jagasin seda ka paljude teiste kunstnikega. Nii et ta on minu mälestustesse jäänud kui niisugune erakordne periood elus. Nii, ja nüüd tagasi siis selle nähtud unenäo juurde. Ühtäkki on nägemuses sealsamas Endla tänava siis nii-öelda ateljees, mis nagu ikka ta on niisugune Stalini-aegne projekt, pikad koridorid ja palatid lähevad siis vasakule paremale poole. Ja nüüd seal, kus oli mu ateljee, see oli hästi suur palat, niisugune umbes 6-70 ruutmeetrine, hästi suur palat, mida ma põhiliselt kasutasin ateljeena ja ka eluruumina. Ja seal on ühtäkki hästi palju rahvast kogunenud ja kõik on nagu elevil kuidagi viisi millegi ootuses. Ma ei suuda küll eraldada neid inimesi, aga ma tajun, et see on nagu minu ateljee ruum ja inimesi on hästi palju ja ootusärevil ja sumisevad kõik ja ruum on tihedalt täis, seal on võib-olla, ma ei tea, 100 inimest ja mina seisan nagu ukse juures ja ühtäkki tajun, et ateljeed külastab ja nagu see ootusärevus on tingitud sellest, et Putin on seal siis nii-öelda saabumas või saabunud ja kõik on nagu elevil. Ma seisan ateljee ukse ja selle koridori vahel, nõjatun ja ma tajun jah, et tegemist on just nagu minu ateljeega, et ma olen siis nii-öelda see võõrustaja selle sündmuse. Ühtäkki on Putin seisab mu kõrval ja täies elu suuruses, väikest kasvu nagu ta on ja ma nagu kummardan isegi natukene allapoole. Ja ta küsib ehtemalikult, küsib, et слушай, где здесь туалет? Ehk siis, kus kas on siin tualettruum? Ja valitsevaks niisuguseks tundmuseks on mul see, et tegemist on ikkagi presidendiga, kes mingitel asjaoludel on sattunud siia. See maja oli küllaltki nagu räämast. Väljak kolinud haigla ise võib ette kujutada ja ma tean, et selle koridori lõpus asetseb nagu ühistualett, pikk koridor on parasjagu räämast, ta on nii räämast, ta küll töötab, aga kõik niisugune nagu nii-öelda veneaegne pask, eks. Ja mul on nii piinlik tunne ja mul on nii piinlik tunne, et ma pean nüüd presidendi suunama selle küsimuse peale sinna tualetti, mis on nii räpane. Kuid ma siiski ütlen talle, ma ei ütle vene keeles nagu eesti keeles, vähemalt ma ei mäleta unes. Ja ma ütlen talle, et vaadake, minge nüüd mööda pikka seda koridori edasi kuni koridori lõpuni ja siis pöörake vasakule, seal on tualett.
ja Putin tänab ja paneb hoogsa sammuga mööda seda koridori minema. See on olulised detailid sellest nähtud unenäost ja nüüd paar päeva hiljem Seia annab oma seletusi, mis talle ühtäkki ilmus ja see kõlab niimoodi. Nojah, poolunes järsku tuli mulle seletus, ma juba unustasin selle ära. Endine haigla ja täis rahvast, see sümboliseerib haiget rahvast, kogu haige Eestimaa rahvas. Edasi, et Putinil on häda ja sul on häbi. Aga sul on häbi, et kogu Eestimaa on mustust täis. Inimeste meeled on mustad, inimeste südamed on mustad, mis iganes. Sul on selle räpasuse pärast häbi. Aga Putinil on kõigest sellest põis täis Eesti rahva peale. Ja pikk koridor tähendab mingit sihukest ajavahemikku ja ta läheb tühjendab põie ära Eestimaa peale. Sellepärast, et ta on lihtsalt saanud sellest haigest rahvast kõrini ja põis täitus. Selline seletus siis Seialt, sest ise olles selle unenäo nägija ja emotsionaalselt selle sees oli ja ma seda ei tajunud, aga nii nagu unenägudega ongi, ise neid seletada enamjaolt on väär, sest niimoodi on see kehtestunud väga pika aja jooksul, suisa aastatuhandete jooksul, et unenäo nägija ei ole võimeline ise seletama, vaid peab olema tõlgitseja. Loomulikult pärineb see kõige tuntumast unenäo tõlgitsemise loost Vanast Testamendist, kus kohas Joosep tõlgitseb Vaarao unenäo ja Vaarao kiidab selle heaks, mida see noor juudi poiss, orjapoiss seletab ja lükkab eemale kõigi muude tarkade, Egiptuse riigi tarkade seletused ja tunnetab ära, et selle juudi nooruki seletus tema nähtud unenäole on õige. Seda teab terve maailm, sest see on Vaarao unenägu. Selline lugu siis.